Tere, hea rabas! Teeme siis täna jälle üle pika aja ühe väikse noa video, aga täna tuleb veidike siuke teistmoodi video, et ma tahan rääkida ühest noast, mida ma nüüd olen mõnda aega kasutanud kõikvõimalike tegevuste jaoks. Ja lisaks selle noa tutvustusele, mis tegelikult ei ole päris üks nuga, vaid on kaks nuga, ehk siis identne nuga, mis kannab ühe sama mudeli nime, aga on kahe erineva teritusprofiiliga. Tegu on siis Nieto Terrano. Mõnes netikeskkonnas leiad selle noo üles Miguel Nieto nime järgi, aga Terrano on siis nii-öelda mudeli nimi. Ja Terranot võib-olla keegi mäletab, kunagi Nissanil oli üks suurepärane maastur, et mul endalgi oli esimese generatsiooni juba faceliftitud Terrano ja ainult head mälestused on, et super maastur oli, tänapäeval enam niisuguseid ei tehta. Aga siin see nuga on, et mulle tohutult meeldib tema sükene mõnus kompaktsus. Tuleraua ma panin siia ise, et see on oma looming, et tupel on lihtsalt valmidus olemas ja mulle meeldib selle noa kinnitus, et siin mul vöö peal on siis see rihm, mida on hea lihtne niimoodi mõnus paigaldada. Ma ei pea püksirihma alati nii-öelda noa eemaldamiseks või vööle panekuks ära võtma, vaid ajan selle väikse rihma lihtsalt rihma alt läbi ja saab nuga rippuma ja kaks trukki päris tugevalt hoiab. Ja kui aja jooksul trukid ära väsib, siis vaatab, mida teeb, et mingi alternatiivi ikka leiab, kas või takk ja riba. Ja miks ma seda nuga tahtsin? Miks ma üldse, tegelikult ma üldse ei tahtnudki teda, vaid mina tahtsin omale sellist Rootsi nuga algusest nagu, vabandage mu rootsi keele häälduse pärast, Kaström Lars Fält. Ei olnud ilmselt väga hea hääldus, aga see nuga näeb välja selline. Teda on ka nii-öelda vist äkki võimalik saada nagu erineva käepidemega. Ja see nuga näeb üsna samasugune välja. Aga mis on nende peamine suur vahe? Ilmselt on terase vahe ja sellega asi piirdub. Mingid mõned millimeetrid olid ainult nii-öelda mingitel andmetel terapikkuse vahe. Äkki üks nendest oli 3 millimeetrit pikem, teine lühem. Kogu lugu. Nii. Et paneme korraks siin nii-öelda pildid kõrvuti. Pildil nähtu ja siis nii-öelda käes nähtu. Et ühised jooned on nagu vägagi märgatavad. Aga see nuga on natukene odavam. Et kui rootslane maksab põhimõtteliselt 170 eurot, siis see oli 115 eurot ja aeg-ajalt ma olen üldse näinud, et talle tehakse sellised kampaaniad, et saab ta mingisuguse 100-103 euroga kätte. Ja otsustasin, võtan selle odavama versiooni ja katsetan. Mis mind selle noa juures nagu disaini juures, miks ma tahtsin sellist tüüpi nuga omale osta, on see, et noa teraots, see nii-öelda nimetatakse siis odaotsa profiiliks, et tipu joon tuleb enam-vähem niimoodi põhimõtteliselt keset seda noa käepideme liini, et see on mõningate sükeste tööde tegemiseks päris hea mugav ja ütleme need palju bushcrafterid YouTube'i andmetel väidavad, et selline lahendus, selline disain on nii-öelda metsas nokitsemiseks, toimetamiseks kõige parem. Tellisin alguses ühe noa omale, kasutasin, meeldis, pidin natukene nii-öelda teritusnurka ise muutma, et see nüüd on veidikene nagu nii-öelda teravam nurk, et lõikaks paremini, hoiaks paremini, aga ütleme niimoodi, et sükene minu silmis tugev 4+. Ja mulle hakkas ta tohutult meeldima, mulle sobis ergonoomika, istus käes, väga hästi kontrollitav nuga, äärmiselt mugav oli töötada. Põhimõtteliselt juhtus niimoodi, et ta sai minu primaarseks noas
noaks, mis on mul kogu aeg vöö peal ja ma armusin temast ära. Nii, aga kes siin on rohkem YouTube'is ringi kolanud, videosid vaadanud, siis on kindlasti märganud sellist asja, et mitmed bushcrafterid, kes on YouTuberid, ütlevad seda, et Scandi ehk siis Skandinaavia profiil on kõige sobilikum teritusprofiil noale, millega metsas toimetada. Otsustasin, et heakene küll, aga teeme eksperimendi, et ma kujundan ka oma arvamuse. Selleks, et oma arvamus kujundada, ma tellisin täpselt samasuguse noa Scandi profiiliga. Nii, ilusti näha oleks. Identsed noad, isegi üks ja sama mudeli nimi. Et sellised nad on. Ja hakkasin tegema siis katset. Kõiki toimetamisi, tegemisi, mis ma iganes tegin, ma tegin 2 noaga paralleelselt. Kui mul oli vaja nii-öelda puualust pirde lükata, siis ühe pirru lükkasin ühe noaga, teise pirru lükkasin teise noaga, kui oli vaja see pird lokiliseks teha, siis tegin seda kõigepealt ühe noaga, siis teise noaga. Kui oli vaja praekartuleid teha, viilutasin ühega kartulit ja viilutasin teisega kartulit. Kui oli vaja juurde salatit teha, lõikasin ühega kurki ja tomatid ja lõikasin teisega kurki ja tomatid. Kui oli vaja lapsele õuna küljes kild lõigata, lõikasin esimese ühe noaga, siis teise noaga, ma tegin kõike paralleelselt 2 noaga. Üks liigutus ühega, teine liigutus teisega. Milleni ma jõudsin? Loomulikult ma jõudsin taaskord jälle subjektiivse järelduseni, aga minu subjektiivne järeldus oli väga lihtne. Nii kaua, kuni ma nokitsen ainult puualu kallal. Siin tuleb see Scandi profiili nii-öelda teatav sükene eelis välja. See sai liiga väikene. Ma nüüd tekitame siin ühe rohkem pirru moodi pirru. Ütleme sellise peenikesi puualge, ta lõhestab võrratult. Siin ei ole mitte midagi halba ette öelda. Teen igaks juhuks ühe veel. Nii. Ja kes on siin kanalit rohkem jälginud, siis kindlasti näinud minu videot ühest reaalstiili noast, mis on ka siis nii-öelda Skandinaavia profiiliga ja mida ma väga kiidan. Et siis ma arvasin, et äkki on see ka sama hea. Reaalstiil on natukene parem, aga sellel on jälle käepide parem, kui reaalstiilil on, ütleme see, ma ei oska öelda, tera kuidagi libedam või mis seal on nagu tera pool on parem, siis sellel on jah ergonoomika parem. Teras on tal siis Pöhler N690. Minu teada sükene tööriista teras. Et jah, sükseid, kui te näete, siis sükseid puulaaste, nii-öelda neid lokke, ta võtab päris mõnusalt magusalt ja tema teritusnurk on siis täpselt selline, et see tõukab kohe selle laastu nagu niimoodi kaugemale, näete, eemale. Umbes nagu ööbel. Niimoodi. Et selles mõttes ma ütleks isegi niimoodi, et proovida nagu sellist hästi paberõhukest lokki teha. Saab, aga ütleme niimoodi, et see nõuab sükest nagu pingutust, teatavat kontrolli tera üle, kontrolli rakendamist. Et tal on kiusatus tungida kohe niimoodi sügavale sisse ja siuke korralik puulaast puu küljest ära võtta, mis mingites nii-öelda olukordades ongi äärmiselt hea ja seda on vaja. Nüüd, kui ma võtan siis kiilprofiiliga noa, siis sellega nüüd on see tore asi, et temaga on märksa lihtsam võtta nii-öelda selliseid
õrnasid nii-öelda. Noh, just nimelt, kui mul oleks vaja nüüd tulerauaga süütepulgaga nii-öelda seda süüdata, siis selle profiiliga, kiilprofiiliga ma saan ausalt öeldes palju paremat lokid kergema vaevaga kätte. Et see on nüüd siuke tunnetuse moment käes. Kuidas nad siis puidu sisse mõlemad tungivad? Noh, ma proovin siit. Noh, rohkem ma ei suuda edasi suruda. Ma ütleks niimoodi, et päris okei tulemus. Noh, ma nüüd mõtlen, kus ma saaksin enam-vähem samad võrdsed. Noh, jah, ka tungib puidu sisse, aga kuidagi nagu, noh, ütleme niimoodi, et minu arust kiilprofiil tungis paremini puidu sisse. Et ma täna ei taha enam nende YouTuberitega nõustuda, kes väidavad, et siukene metsanuga, siuke bushcrafti nuga kõige parem on Scandi profiiliga. Ma ei nõustu sellega. See on väga hea ja see sobib puu tegemise, puu kallal nokitsemise jaoks, no mis iganes asju ma teen. Et on nagu selles mõttes nagu jah, ta on efektiivne. Aga kus hakkavad selle nii-öelda teritusprofiili siuksed nõrgad küljed välja lööma? Kiilprofiiliga või siis poolkiilprofiiliga. Mis siis on poolkiilprofiil? Selguse mõttes. Vot seda ma pean nüüd poolkiilprofiiliks. Ehk siis mingi osa terast on nagu siis nii lai nagu ta on ja siis hakkab see nii-öelda ahenemine pihta. Mis ma nüüd öelda tahtsin, ongi siis see, et need asjad, mida ma teen ära Scandi profiiliga, need ma teen kõik ära põhimõtteliselt ka kiilprofiilnoaga. Aga paraku need asjad, mida ma teen ära kiilprofiilnoaga, ma ei tee kõiki väga hästi ära Scandiga. Nii, ja mis see nimelt on? Nii kaua, kuni ma puutükkide kallal nokitsen, teen siin, ma ei tea, telgivaiasid, lokitan pirde, üritan mõnest siuksest puualust nagu midagi poolitada või midagi siukest. Nii kaua, jah, ütleks nii, et võib-olla isegi selles Scandil on teatavad eelised. Aga kiilprofiiliga teeb ka kõik täpselt samamoodi ära, saab ilusti hakkama. Probleem tekib meil siis, et kui me nüüd näiteks lähme metsa, ma lähen telkima kuhugi või mis iganes jään laagrisse. Ega me siis kogu aeg õhtu otsa omale mingeid pirde ei lokita ja telgivaiasid ei tee omale. Noh, ütleme niimoodi, et püüniseid ei tee ka kogu aeg. Et üks moment ma pean selle kohani jõudma, kus mul kõht on tühi. Ja paljud ehitavad tõesti oma metsas looduses olemise toitumiskontseptsiooni selle peale üles, et valavad külmkuivutatud toidule või kiirnuudlitele või kartulihelvestele vee peale, kuuma vee ja siis keeravad sinna mingisuguse konservi sisse ja maru õnnelikud, et kui sa mõned korrad aastas käid metsas, siis sa võidki niimoodi süüa, toituda. Mina olen enamus aeg metsas. Mina tahan süüa metsas samamoodi, nagu ma sööksin kodus. Et ma koorin kartulit, ma viilutan, ma teen seal kurgist tomatist mingi salati juurde, mingid asjad on, ma tegelengi kokkamisega. Ja vot nüüd juhtub küll see asi, et see nuga enam väga hästi ei sobi. Mis ta kes juhtub? Mul ei ole praegu kartulit kaasas, aga uskuge mind, ja kes tahab, võib kunagi proovida, siis selle noaga näiteks sa saad ilusad õhukesed kartuliviilud teha praekartuli jaoks näiteks. Sellega, kui hakkad tegema, siis ta kukub seda kartuliviilu nii-öelda murdma. Sama on ka kurgi lõikamisel, ta kukub kohe seda kurgiviilu, kui sa lõikad niimoodi kõrvale painutama ja murdma. Et liha lõikamiseks, vorsti lõikamiseks, singi lõikamiseks on see kiilprofiil
palju paremini jookseb läbi. Selle noaga näiteks on võimalik isegi püütud kala ilusti niimoodi käidelda, et lased soolikad välja, kui tahad fileerid kasvõi. Sellega kahjuks. No mina nii osav ei ole, et ma sellega hakkama saaksin. Ei tule välja. Et nüüd ongi täpselt selline küsimus, et aga kumb siis valida? Kui ma peaksin valima ainult ühe, siis minu valik oleks pigem kiilprofiiliga nuga. Aga kuna ma olen valinud mul on 2 nuga ja väga lihtne. Et ma võin 2 ka kaasas tassida. Ja see pole üldse paha valik. Ja miks see paha pole? Väga lihtne. Kui selle noaga ma teen sellise brutaalseid töid, nokitsen, mis iganes, valmistan lõket ette ja nii edasi, siis selle teise noa ma saangi hoida oma nii-öelda matka või metsaköögi jaoks. Et ma ei sea tera ohtu, et ma ei lõhu teda ära ja ma ei nürita teda ära. Iga töö jaoks on nüüd oma riist mul. Et see nuga mul on enamus aeg vöö peal. Ta on hea kerge. Muide, kusjuures neil on täiesti märgatav kaaluvahe. Et see Scandi profiiliga nuga, kuna siin on seda terast rohkem, on käes tunda on kohe märgatavalt raskem. Nii et iga töö jaoks jääb mul nüüd oma riist, nagu öeldakse. Et selline minu subjektiivne tõde asjast, et mina julgen oma praktikaga täna oponeerida väitele, et Scandi profiil on metsas kõige parem profiil. Metsatööde ja toimetamiste jaoks, mis on nagu bushcrafterina vaja läheb. Et mina pigem eelistaksin seda nuga. Kas siis kiilprofiiliga nuga üleüldse või pool kiilprofiiliga nuga. Aga ei, loomulikult Scandi ei ole paha ja mul endal on olnud nuga, mis oli Scandi profiiliga, üks Norra nuga, öö, ma müüsin ta ära. Et ma loodan, et ma video tegemiseks saan teda laenata uuesti uuelt omanikult, et siis see nuga oli küll selline, millega võis tõesti lõigata tomatist, üleküpsend tomatist paberõhukeseid viile, aga seal oli ka trikk selles, et tema tera oli lihtsalt poole saledam ka. Üks miinus, mis on selle Scandi profiili juures, minu arust subjektiivselt, ma jälle rõhutan, on tema korrektne teritamine keerulisem kui siis kiilprofiili noa teritamine. See minu isiklik arvamus. Et võib-olla kindlasti on kuskil mõni meister, kes on teritamise koha pealt kõvem käsi ja saab paremini hakkama. Et tema jaoks pole vahet või isegi peab seda kergemaks. Aga jah, mina subjektiivselt hindan, et seda nuga on kergem teritada kui seda. Aga üldse nendest samadest nugadest, mis mulle meeldib, nad on mõistliku hinnaklassi noad, siukene 115 €, see on minu arust väga mõistlik. Selle raha eest nad näevad väga head välja, ilus punane lainer, ilus siukene kask. Siin operaator annab mulle vihje, ma peaksin midagi niukest tegema. Nii, teeme juba niimoodi ka. Ja siis teeme niimoodi. Siin oleks võinud rohkem mustrit olla, ma oleks tahtnud. Aga jah, et selle rahast väga ilusad noad. Minu arust nende ergonoomika on siukene, tugev 4. Et mitte täiuslik. Jälle ma ei saa ülegi ümber, ma pean ära mainima, et jääkeripuuko on minu käe jaoks valatud asi. See on see kõige. Aga ütleme niimoodi, et kui jääkeripuuko on 5 mitme plussiga, siis see on siuke tugev 4. Ütleme, et sellega on võimalik pikalt töötada, väga kiiresti käsi ära ei väsi. Selle noa tera on selle käepidemega minu arust väga hästi kontrollitav. Siuke mõnus on toimetada. Ja mis ta ka veel on hea, kohe näitan, et noa selg on väga hea. Et siin on tunda kohe on siukene mõnus. Vau. Peaaegu läks silma. Et te peate väga hoolega kontrollima, kuidas te seda sädet tõmbate, et
sädeme tõmbamiseks on see nuga ikka nagu super hea ja siin pole vahet, millisest otsast võtad noa selja pealt. Et läheb väga hästi. Et see on tubli nuga, see on nüüd täpselt see nuga, mida mina julgen soovitada, et kui sul on niisugust mõnusat metsanuga vaja, millega saab puukallal nokitseda, millega saad kokata, siis Nieto Terrano. Ma arvan, et see on väga hea valik, et Tõnu Jürgenson soovitab jälle. Nii et mulle isiklikult meeldib see nuga väga ja ma arvan, selle rahast on siin nuga rohkengi kui veel. Nii et loodan, et oli teile midagi sellest videost kasu ja kui enne mine, siis järgmine kord.